loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kuudekahi, lõhnab mull, kullerkupud rohu sees, vihmas ravin, linnulaul, kala keeleb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Mul on homme sünnipäev. Ohoo! Mis sa homme koolis pakud, kommi pakud või? Muidugi pakun. Mis kommi? Ma ei tea, eks näis. Isa täna õhtul ostab. Nii kahju, et minu sünnipäev suvel on, siis kui kooli pole. Ma olen siis maal vanaema vanaisa juures. Kas sul seal igav ei ole? Noh, vahel on, aga üldiselt No aga mis sa seal siis teed, kui sul sünnipäev on? Noh, vanaema teeb kooki, siis tulevad külalised, ema, isa tulevad ka. Jube kahju, et seal nii vähe minu vanuseid on. Miks sa suvel linnas ei taha olla? Noh, ema, isa tahavad, et ma oleksin maal. Seal on palju puhtam õhk, saab metsas hulkuda ja jões supelda. Mina saan suvel basseinis ka supelda ja linnas võib ka hulkuda. No ma tean, aga ema, isa keelasid minul selle ära. Linnas hulkumise? Minu ema, isa küll mind niimoodi ei kamanda, ise ma tean, mis teen. Nojah, aga tegelikult on ikka jões palju põnevam supelda. Ma olen tead isegi mitu korda palja käega sealt kala kinni püüdnud. Tohoh! Sest. Hea küll siis, homme näeme. Tšau! Tšau! Küll on nii ilus armastada, salaja ja pala. Tere, ema, ma tulin! Sa täna nii vara kodus. Tavaliselt tuled ei tea millal. No, ma tulin täna koos Martiniga, ta on selline igav tüüp, temaga eriti ei kola. Väga hea, vähemalt üks normaalne poiss teil klassis. Meil on kõik normaalsed. Ei tea, pooled kisuvad kooli nurga taga suitsu. Ainult Fredi ja Marek. Aga sina? Ei. Sa ainult katsu. Kui suitsu hakkad tegema, haised nagu vana sokk. Tüdrukutele sellised asjad ei meeldi. Ma ei tee suitsu. No väga hea. Tule nüüd tuppa. Hea küll. Mine pese käed ruttu puhtaks. Ma ei viitsi, no. Pese ära. Mis neist pesta puhtad küll? Koolimajad on pisikuid täis. Mõtle, kui palju lapsi seal on. Kõik katsuvad käsipuid ja ukselinke. Marss pesema. Ma ei viitsi. No, ma ei jaksa sinuga kogu aeg vaielda. Ise tead, kui haigeks jääd. Miks ma peaks haigeks jääma? Kui su kätel on näiteks gripipisik ja see satub suhu, jäädki grippi. Me oleme ju sellest rääkinud. Ma ei näe siin küll mingeid pisikuid. No sa vahel nagu tita oled. Pisikuid ei näegi palja silmaga. No, ma pärast pesen. Emo, kuule, kas ma saan kingitused homme hommikul?
ära kibele nüüd, rikud üllatuse ära. ei noh, no ütle ainult, kas homme hommikul või pärast kooli. ei ütle. No palun. Palun, pese käed puhtaks. ei viitsi. Hei, sina seal! Hunt! Tere! Kas tohib küsida, kes sa oled? Ma olen komissar Rex. Ära tee nalja. Komissar Rexist on asi kaugel. Kes sa oled? Koer olen. Näed ju ise. Sinu sugulane. Minu sugulane. Jah. Koerad on ju hundi sugulased. Ja. Selles mõttes. Jah. Aga kust kohast sa siia said? Koerad elavad ju koos inimestega. Külades või linnades. Jah. Noh, elasin minagi koos inimestega. Jaa. Aga läks nii, et enam ei ela. Mis siis juhtus? Minema aeti. Ühel päeval sai neil minust isu täis. Siis aeti ukse taha ja enam sisse ei lastud. Oi, kui hirmus. Hirmus, jah. Aga mis siis juhtus? Ei tea. Igatahes, toiduvargil ma ei käinud. Mööblit ei närinud. Ja valesse kohta häda ei teinud. Enda arust olin päris hea koer. Aga midagi pidi ju olema. Eks neil sai minust lihtsalt isu täis. Vaata, kui mind võeti, siis ma olin selline väikene, nunnu kutsikas. Meeldisin lastele ja isegi nende vanematele. Aga aja jooksul ma kasvasin suuremaks. Võtsin palju ruumi, sõin palju. Minuga pidi iga päev jalutamas käima. Vahel pidime isegi arsti juurde minema. Nojah, lapsed kasvasid ka suuremaks ja ega nad ei viitsinud enam minuga tegeleda. Ja siis ühel päeval panid nende vanemad minu nina ees lihtsalt ukse kinni. Tead, ma pole vist mitte kunagi nii kurba lugu kuulnud. Ja siis ma läksin, kuhu jalad viisid. Lõpuks sattusin siia metsa. Tead, mida vanad koerad teevad? Vanad koerad lähevad metsa surma ootama. Mina mõtlesin, et mina olen küll veel väga noor koer. Aga tulen vaatan. Äkki metsas on minu jaoks ka mõni põõsasmus. Kuule, ära nüüd aja, tead. Küll me sellele probleemile lahenduse leiame. No tead, siin metsas meil on ruumi küll. Hambad on sul teravad, käpad tugevad. Hakka õige siin elama, Mis sa arvad? No? Jaa? Jah, miks mitte? Väga hea. Jah, muidugi. No? Aga ma ei ole
kunagi endale ise toitu püüdnud. ahsoo. Enne mind toideti. Nüüd olen ise prügikastide juurest midagi leidnud. Ma ei tea, kas ma saan hakkama. Kuule, tead, see ei ole üldse raske. Küll ma õpetan su välja. Muide, kuule, vanamees, kuidas su nimi on? Pluto. Pluto? Jaa. Väga kena. Mina olen prügihunt. Jaa. Jah, imelik nimi. Jah, ega ma ei ole ka mingi tavaline hunt. No kohe seletan. Lähme. Sellepärast, et meil metsas on vaja loodust hoida. Ja. Ettevaatlikult. Nii, pane sinna ja. Nii. Vaata, kas magab. Magab. Jaa. Oot. Ära kopista. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Jaanar. Mul on paha olla. Mis on? Kõht valutab. Mismoodi? Valutab. Kas sa oled haigeks jäänud? Ma ei tea, see... Süda on paha. No aga kust see nüüd siis niimoodi? Janarikene, täna sina kooli ei lähe. Väga kahju. Sünnipäeva päeval. No mis teha? Oota. Nii. Vähemalt palavikku ei ole. Seegi hea. Pead magama. See on mingi kergem haigus. Ma arvan, see üle 1 päeva ei kesta. Ja kindlasti. Kui sa nüüd korralikult magad, siis lõunaks oled tervem. Aga kingitused? Ära sa nende pärast muretse. Puhka nüüd. Kui oled tervem, saad kingitused. Ma tahan neid praegu näha ju. Janarikene, noh maga nüüd. Kingitustega tegeleme hiljem. Eile ta pärast kooli käsi ei pesnud. Ma arvan, sellest see kõik. Koolimajad on ju pisikuid paksult täis. 1000 last katsuvad kõik iga päev. Tead, ma olen talle 1000 korda rääkinud, et kui koolist koju tuleb, pesku käed ära. Aga mul on selline tunne, et mul kulub ennem suu peast ära, kui see talle kohale ei jõua. Jah. Ime. Janarikene. Kodukoer võib olla pehme ja lödi nagu 4 jalaga padi, jah? See on hea. Tema saab hakkama niigi. Toitu ootab vannitoas kausis. Metsas elab koer, aga peab olema füüsiliselt heas vormis. Tema peab suutma joosta. Väga hea. Tema peab suutma hüpata. Väga hea. Ja tead, tema peab suutma võidelda. Võt nii. Anna sulle. Ja tead, kõige viimane, kõige tähtsam asi. Ta peab suutma ise toitu püüda. Jälgi. Kõigepealt kõnnid. Vaikselt lähed. Siis saak. Hiilid. Nii. Siis varjud. Tõmbad ninaga. Söök. Siis võtad hoogu. Ja hüppad! Ja sööd kõhu täis. Väga hea. Just, jah.
õige mees. Vot nii. Vot, ma valmistasin sulle ka ette võimlemiskava. Nii, mida sa hakkad iga hommikul tegema, kui ärkad. Iga hommik. Jah, esmalt soojendame lihaseid. Harjutus alga. Siruta, vaat nii. Hõia, 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 hõia. Paus. Hõia. Väga hea. Kas kõik? Ei ole kõik. Ma olen väsinud. Mis sa ajad? Me pole veel alustanudki. Harjutus 2 alga. Paigal jooks 5 minutit sörki ja 5 minutit kasvava kiirusega. Läks! Ja kiirem! Ja kui see läbi, 30 ringi ümber metsa. Läksime! Noh, kuidas on? Kas on parem? On küll. Kõht ei valuta? Ei valuta. Süüa tahaks. Oi, Kas meil torti on? praegu sa küll ei tohi torti ja kommi süüa. Isegi mitte liha või makarone. Miks? Su kõht ei võta veel sellist kraami vastu. Kardan, et pead puljongiga piirduma. See on väga kasulik ja toitev. Ma ei taha puljongit juua. No, aga midagi ei ole teha. Haigus ei ole mingisugune hopsassa ja trallalla. Ja sul on ju veel kingitused avamata. Ja, Ja on jah. Noh, isa. Ossa, kui suur kingitus. ja tee lahti. Nii. Ossa, mis see on? No, Ossa, sellist ma olen endale nii väga tahtnud. ja. Meie klassis ei ole sellist mitte kellelgi. Ja. Naljakas. Pakk oli nii suur, Ja. aga kingitus on nii väike. Karbid ongi suured, aga asjad sees väikesed, nagu tänapäeval kombeks. Nii palju pappi ja plastikut, kõik ainult selleks, et lahti kangutada ja kohe prügikonteinerisse toppida. Milline raiskamine. Ja üks üllatus on meil sulle veel. Ja. Kui sa tervemaks saad, siis me läheme isa tuttava bioloogi juurde. Ta näitab sulle maailma mikroskoobi all. Ohoh, Ja kõik pisikud ja batsillid ja bakterid, kõik need olevused, näed neid kõiki. Saad oma käe mikroskoobi alla pista. Siis näed, mis sul seal kõik vingerdavad ja siputavad ja mida kõike sa sisse sööd, kui sa käsi ei pese. läkka. Oma silm on kuningas. Aga nüüd ma lähen teen sulle puljongit. Hea küll. Ja mina aitan sul ülejäänud kingitused lahti pakkida. Aita jah. Ja. Nii. Vot nii. Saabas, suskaloss. Saabas, suskaloss. Saabas. Hommikust! Hommikust. Oled öösel jahti pidanud? Jah, soovid, võta ka. See on kana. Jah. Kana? Kana. Jaa. Kas sa käisid öösel kuskil talus kanu murdmas? Ei, mitte öösel, vara hommikul. Seda ei tohi teha. Siis tulevad inimesed metsa püssidega murdjat otsima. Nii ei tohi enam teha. Ime, et sa üldse julgesid. Mina olen inimestega koos üles kasvanud ja mina neid ei karda. Ma võin kas või iga vara hommik uuesti minna. Mul on nälg, neil on süüa ja mina neid ei karda. Erinevalt sinust. Sa ei tohi enam nii teha. Miks? Miks? Ma ütlesin, siis tulevad püssimehed metsa ja seda ei ole vaja. Nad võivad näiteks minu maha lasta. Ei nad lase.
võivad lasta. Ma tean mitut hunti, kes lasti pärast metsas maha, kui nad hakkasid inimeste juures lambaid murdmas käima. Tead mis? Ma leidsin täna hommikul ringi lipates teiste hulkuvate koerte lõhnarajad. Ma otsin nad järgmisel ööl üles ja hakkan koos nendega elama. Aitäh sulle. Aitäh, et sa mulle eile abiks olid. Aga ma ei suuda metsas metsareeglite järgi elada. Ma olen koos inimestega üles kasvanud ja vajan toitu nende juurest. Kui nad seda mulle enam heaga ei anna, hakkan murdma nende kanu ja lambaid. Pluto, hulkuvate koerte karjad on jubedad. Nad ei karda huntegi. Ära mine nende elukate juurde. Mis teha, kullaprügihunt? Nad on kõik sellised nagu mina. Nad mõistavad mind ja koos suudame ellu jääda. Ma eile mõtlesin küll, et mis pärast ma üldse elan. Aga kui ma täna hommikul need lõhnad leidsin, siis teadsin kohe, et viimase põõsaluse otsimisega ei ole vaja kiirustada. Kahju. Mis teha? Sel juhul ma palun ainult üht. Pluto! Minge sellest metsast võimalikult kaugele. Ma ei taha näha mitte ühtegi jahimeest oma metsas. Jah, ma teen, mis suudan. Head aega, Pluto. Head aega, prügihunt. Tere hommikust! Hommikust. Kuidas magasid? Hästi. Siis on hästi. Pese nüüd kähku hambad ja tule sööma. Olgu. Paistab, et ma viin sind täna autoga kooli ja pärast tulen autoga järele ka. Oh, sobib! Mis siis lahti? Tead, uudistest öeldi, et siin kuskil liigub ringi hulkuvaid koeri. Terve kari. Pidid väga ohtlikud olema. Mitu ööd on juba lähedal taludes kanu ja teisi loomi murdnud. Inimesi pole veel rünnanud, aga hoiatati, et nad võivad inimesi ka rünnata, eriti lapsi. No siis võiksid tõesti Janari autoga kooli viia. Kust nad küll tulevad? Kust nad tulevad? Eks nad inimeste endi juurest tulevad. Alguses olid armsad kutsud, siis aeti kodust välja ja nüüd võivad lapsi rünnata. Ai. Noh, paps, lähme siis autoga. Jah, täna küll. Aga sina tule nüüd kähku sööma. Aha, ma tahan piima krõbinatega. Sööd seda, mis laual on. Jah. Sain kahele pihta. Seal on mets. See läks napilt. Oi. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu, metsal maal on lihtsalt otsa saada oht.